Mina tegutsen siin juuksestuudios juuksuristilistina ja ka jumestajana. Nii et täna on meil siis plaanis teha armsale Kadrile selline lihtne päevasoeng ja päevameik. Et ma näitan ka selliseid mõnusaid nippe, kuidas üsna lihtsalt saavutada kohevust. Nii et eelnevalt me siis pesime ja siis panime ka maski. Aga ma tunnen, et enne siis föönitamist tuleb ikka siia natuke panna kuumakaitset. Et siis hakkame föönitama ja föönituse alla paneme ka siis volüümispreid. See on hästi kerge, see jääb selline mõnus, et paljud kardavad võib-olla vahtusi või selliseid tugevaid kohevuspreisi kasutada, et äkki jääb selline tükkisse ja ei ole nagu loomulik. Aga see antud sprei siis jätab hästi mõnusaks kergeks juuksed, annab väikse kohevuse, mis just on vaja. Nüüd meil on Kadril juuksed kuivatatud, toidetud ja natuke on antud ka sellist struktuuri siis õrna volüümi spreiga. Ja kuna Kadril on sellised täitsa tublid juuksed, aga me tahame kohevust anda, aga kuna tegu on ikkagi päevasoenguga, siis ta ei tohi liiga toretsev olla. Ja praegu on ka moes sellised natuke sellised, mitte väga konkreetsed lokid ja sellised ailsed asjad, vaid pigem selline natuke lohakas stiil ja bad look, et teeme sellised laines lokid. Ja siis tõstame väikse tupeeri abil ka siit põhja, et siis anda soengu abil kliendile võimalikult kena vormi ja ilusa tulemuse, et tema ilusaid näojooni rõhutada kõige paremini. Lokke saab erinevalt teha. Mina mõistan väga koonustangi kasutada, kuna ta annab sellise ilusa, kauni, laine tulemuse. Aga väga lihtne on ka väga paljudel kodus inimestel on ka sirgestajad, et kas kui on näiteks tuhked, siis natuke sirgestada ja ka selle sirgestajaga saab väga kenasti erineva iseloomuga lokke teha. Ma räägiks, et kuidas üldse on lihtne koduselt tekitada kohevust. Et tupeer on meile kõigile tuttav, aga aaniselt ikkagi natukene lõhub juust. Siis on olemas kreptangid, mida väga paljud armastavad ja on ka olemas väga mõnusad sellised juuksepulbrid, mis annavad sükeste mõnusat kohevust ja samamoodi saab kasutada kuivšampooni, et ka kuivšampoon annab sellist mõnusat kohevust. Hakkan siit keskelt pihta. Nii. Ja siis hoiame natukene. Ja ongi. Tänapäeval on ikkagi kõik moes. 80-ndad, 90-ndad on tagasi tulnud ja selline kõik on moes, mida inimene kenasti välja kannab ja ise samal ajal ennast hästi tunneb, et jah, aga selline natuke messi look, lokid ja punutis on selline klassikaline. Kuigi jah, praegu on selline mõnus lokk ja sellised loomulikumad lõikused, sirgemad lõikused ja selline nagu natuke loomulikum stiil, et ei ole väga viimistletud soengud moes. Nii, nüüd me oleme sellise printsessiliku soengu valmis saanud ja nüüd, et sellest lainet saada, tuleb hakata vaikselt otsast kammima. Et õrnalt, mõnusasti, kuna siia on ka lakki pandud,
lokid on kenasti ära jahtunud, see on hästi oluline, et mitte kohe kammida, vaid lasta ikkagi sellel lokil kenasti ära jahtuda. Siis tuleb ilusam ja püsivam tulemus. Praegu see seis, mis meil on, Kadril nüüd hetkel päevameik ei ole, varsti teeme Kadrile ka päevameigi. Aga selline lihtne, juuksed on mõnusasti laines. Ma näen, et natuke oleks vaja põhja tõsta, siis teeme väikse tupeeri siiski ka. Las jääb nii. Vahestaadiumid on päris. Ja nüüd oleme siin Kadriga sellise kerge päevasoengu valmis saanud, et mõnus lauge laine. Et seda võib ka erinevate tehnikatega natuke sasisemaks teha. Niiviisi ülespoole, annab kohevust juurde. Anname natuke siia kohevust veel juurde. Ja kui nüüd otse Kadrile otsa vaadata, siis me oleme nagu mänginud, et siin on nagu juuksed külje peal ja me siit tõmbasime juuksed siia kaela taha. Näitame kaamerasse ka, et siis visuaalselt ta tõmbab nagu nägu saledamaks. Nüüd on meil siin kaunitar Triin modelliks. Ja tema juuksetüüp on nüüd siis modell Kadrist täiesti teistsugune, hästi tugev juus, hästi paks juus. Ja Triinu näokuju on ka selline piklikum, et ühesõnaga tahame anda just kohevust siia külje peale, et natukene sellist ümarust siis tuua näole juurde. Ja täna siis näitame, kuidas teeme sellised kerged pununtised, hästi sellise üsna efektse soengu, aga hästi kergelt teostatava soengu ja näitan, kuidas siis päevasoengust saab väga lihtsate nippide abil teha ka kiirelt kodus kena õhtusoengu. Nii et siis hakkame tegutsema. Selline võib ka pidulikuks soenguks seda pidada, aga oleneb siis persoonist, et võib ka igapäevaselt päevasoenguna kanda sellist patsi soengut. Te seda siit külje pealt ka siis näha ja tagant. Et päris efektne, kuna kliendil on tõesti väga ilusad ja paksud juuksed. Ja nüüd päev läbi saab Triin käia tööl lapsega, ühesõnaga teha igapäevaseid toimetusi ja siis on tal ilusad lokid ja nendest lokkidest saame siis vormida kergelt õhtusoengu.
Nüüd eelmine kaader, mis te nägite, oli Triinul sellised patsid. Nüüd on ta päev otsa toimetanud ja on juba õhtu kätte jõudnud ja nüüd on tal kenad patsilokid. Ja siis ma lihtsalt natuke sättisin neid, et see annab sellise mõnusa pidulikkuse, aga samas kerguse. Ja siin on natuke lokki, läiget kasutatud ja ka spreibalsamit, et natukene juust ikkagi toita. Ja siis vaatame, kuidas ta siit külje pealt ka on, et ma tegin sellise kerge külje peale paneku, et selline lihtne vorm, kuna kliendil on pitsiline pluus hetkel seljas, et siis pigem juuksed olgu natukene rahulikuma pinnaga.